kuna mu unistus oli niivõrd suur, siis ma tarbisin informatsiooni väga kiiresti. Ma käisin ülikoolis, õppisin rekreatsiooni vaba aja korraldust, siis kuna ma õppisin kaugõppes, siis sama aegselt kaugõppes ma läbisin 18 erinevat koolitust. Kallis kuulaja, alustab saade Hakkame tegutsema. Saade inimestele, keda huvitab ettevõtlus, eneseareng või lihtsalt soovib kuulata põnevaid lugusid. Räägime Eesti ettevõtjatega, aktiivsete tegelastega, kellest võib tavaliselt väga palju ei kuule. Mina olen Indrek Põldvee ja tänud, et oled minuga. Ahoi kõigile, tervitused teile ja mõnus on teid jälle kõiki tervitada siin järgmise loo saatel, et täna on meil siis episood 26. Ja täna on meil saatekülaliseks mitte keegi muu kui Deniss Merkujev. Ja Deniss on siis, kui keegi ei tea, on ta Eestis investorite klubi üks asutaja liige. Ja Denissega siis meil õnnestus maha istuda oktoobris, kui ta oli korraldamas ühte väga suurt rahvusvahelist üritust ja tänaseks on see nagu edukalt läinud ja Denissega oli põnev vestelda, et mulle väga meeldib ta nagu mindset ja tema nagu suhtumine ellu. Et see on nagu hästi põnev ja ma arvan, et on väga palju õppida ja ka minul oli jälle nagu ikkagi alati nii mõndagi kõrva taha panna ja ilus, mõnus uus tutvus tehtud, et aitäh loomulikult Denissele ja selle info jagamisest. Et nagu ikka saate meie saated ka YouTube'is kuulata ja vaadake meid ka Instagramis ja Facebookis kindlasti, et ma olen äärmiselt tänulik, kui neid saateid ja neid jagatakse. Samuti, nagu ma alati väsi kordamast, et otsime alati inimesi endale, kes tahavad kätt külge lüüa siin meile abiks olla, et selle tegutsemise liikumist veelgi suurendada, et meil on igasugust kommunikatsiooni inimesi vaja sotsiaalmeedia ja väga palju, et ma tahaks väga palju koolidega koostööd teha, et need saated jõuaksid koolidele, noortele lastele, et saaksid aru, et on rohkemgi võimalusi kui 9-5 tööle, mis ei ole ka paha, aga et lihtsalt inimesed hakkaksid ettevõtlikumaks. Et kui kellelgi on mõtteid, ideid, andke mulle meil teele Indrek, et hakkame tegutsema ja see oleks nagu hästi lahe. Ja mis seal ikka, läheme siis tänase... Tere Deniss! Tšau! Räägi, millega sina siis igapäevaselt tegeled? Kas sa mõtled nagu minu päev, milline ta välja näeb või mis on need tegevused või mis ma teen või mis see täpne küsimus on? Ma pigem mõtlen nagu suuremalt, et mis on see tegevused ja mis on nagu see valdkond, kus sa toimetad? Täna, kui me võtame just konkreetselt tänast päeva, siis ja neid päevi, mis on ümber tänase päeva, siis mul on väga palju tööd, et ma olen väga fokusseeritud tööle, et hetkel on siis selline tulemuste tekitamise aeg, et on lihtsalt elus ja edus on lihtsalt sellised hetked, kus peab fokusseerima ennast, et täielikult ja pühenduma siis ühele kindlale nii-öelda tegevusele, et siis saavutada võimalikult häid tulemusi ja praegusel hetkel tegelikult ma olengi siis selles tulemuste tekitamise flows, kus ma olen täielikult välja lülitunud muust maailmast, peaaegu oma perekonnast ja sõpradest mõnes mõttes ja natukene siis näpistanud tervisest ja une arvelt, et siis hetkel on nagu selline elufaas just selleks, et siis saavutada mingeid tulemusi, mis praegusel hetkel on vaja saavutada. Aga mis on see töö ja mis tulemusi sa taga ajad? No hetkel siis oleme koos oma meeskonnaga eestvedamisel, Mikk Talpsepa eestvedamisel loonud siis sellise võimsa konverentsi nagu World Wealth Creation Conference, mis on siis jõukusloome konverents, toimub Southeast Asias, see on siis Singapuris ja tegu on siis suure rahvusvahelise konverentsiga, kus me ootame maailma tasemel inimesi, investoreid, ettevõtjaid, motivatsioonikõnelejaid, jagama siis oma kogemusi, kuidas jõukust luuakse, kuidas siis iga inimene saab kas luua ise endale jõukust või kuidas olemasolevat jõukust veel rohkem siis akumuleerida ja kasvatada ja
see on olnud väga huvitav rännak ja praegu ongi meil jäänud kuni novembrini põhimõtteliselt siis 109 päeva kuni konverentsi alguseni ja meil on väga palju tööd, praegu on siis see põhiline turundus ja müügitöö peale, et kus me siis võtame külalisi vastu ja teenindame külalisi ja teemegi siis tulemusi, et saada võimalikult tugev kommuun kokku just Aasias, et siis selline võimas ettevõtmine on hetkel. Ja mis on see tulemus, mis see taga jääb? No võimalikult palju osalejaid on siis eesmärk, aga võimalikult palju osalejaid selleks, et siis nii-öelda need osalejad saaksid siis kasu nendest esinejatest, kes meil on. Et meil on üles ehitatud väga tugev toode konverentsi näol. Meil on kuskil 8 keynote speakerit ja nende hulgas on maailma tasemel investorid, väga tuntud investorid, näiteks Jim Rogers, Brian Tracy, Brian Tracy on rohkem muidugi müügispetsialist ja motivatsiooni ja siis selline self-development spetsialist, aga Jim Rogers, Mark Faber, Michael Pettis, Anton Grail, kõik need nimed on tegelikult investeerimismaailma tipud ja väga-väga tuntud inimesed. Ja kui sa oled kas varajuht või siis trader või siis investeerimismaailmas tegev, siis sa neid nimesid kindlasti tead. Ja vastus su küsimusele, et mis on siis need tulemused, mida meie meeskond siis hetkel taga ajab, on siis jõuda võimalikult paljude inimesteni selle kontseptsiooni ja selle konverentsiga. Ja põhiline sõnum, mida me siis kanname oma konverentsiga, on see, et me usume, et igal inimesel on õigus osaleda maailma jõukusloome protsessis. Ja see ongi see põhiline väärtus, mida me kanname ja me tahame, et tegelikult inimesed oleksid kaasatud maailma jõukusloome protsessis, et nad võtaksid vastutust enda elu eest ja võtaksid vastutust enda nii-öelda väärtusloome tegevuste eest, et nad ei jääks lihtsalt, kuidas öelda, lootma ja palvetama, et miskit head juhtuks nende elus, vaid nad võtaksid täieliku vastutuse oma enda elu eest, oma enda tegevuste eest ja oma enda finantside eest. Ja jõukusloome konverents on siis üks võimalus, kuidas sa saad teadmisi, kuidas hallata enda ja kuidas nii-öelda seadistada enda kompass jõukusloome teele, ehk siis võimendada oma igapäevaseid tegevusi selleks, et sinu üleüldine väärtusloome protsess kasvaks. See tähendab seda, et sa looksid maailma rohkem väärtust ja läbi sellega sinu perekonna ja sinu enda ja sinu lähedaste inimeste jõukus kasvab, mis tegelikult on hästi tugevalt korrelatsioonis ka õnne ja heaoluga, et põhimõtteliselt vastus küsimusele, et siis tulemus on saada võimalikult palju inimesi ja numbriliselt on see, meie suur eesmärk on 5000 inimest, et osaleksid konverentsile, aga meil põhimõtteliselt lage ei ole, et kõik head inimesed on oodatud. No laiemist vist turvanõuded, et palju inimesed sisse lastakse, et see... No meil on turvanõuetega on meil maksimaalne osalejate arv 23 000 inimest, seega meil on ruumi laieneda päris palju. No väga hea, aga mind huvitab just see, et miks sa seda teed, miks sa nagu ennast oledki nagu perekonnast ja sõpradest niimoodi välja lülitanud, sest see on tegelikult minule tundub isiklikult nagu suht, kuidas ütlen, masochistlik nagu tegevus mõnes võttes. Ja, see on väga hea küsimus, et miks ma ei taha öelda, et mul kogu elu selline on, kus ma olen täielikult välja lülitunud ennast perekonnast, vaid lihtsalt hetkel on see koht, kus on tulemuste tegemise aeg. Ja kui on tulemuste tegemise aeg, siis on lihtsalt vaja kuskilt, meil on 24 tundi kõigil elus ja kuskil on vaja lihtsalt prioriteedid korraks ümber mängida. See ei tähenda seda, et ma igaveseks jäängi tulemusi tegema. See paralleel võib-olla on nagu olümpia näiteks meistriks valmistumisel. Et selleks, et siis tulemusi teha, siis mingiks hetkeks sa lähed kas kuhugi laagrisse ära ja sa tegelikult eraldud oma mõnes mõttes oma sellest kogukonnast, kellega sa oled üles kasvanud selleks, et saavutada midagi sellist, mida keegi teine pole varem saavutanud. Ja lihtsalt hetkel ongi see koht, kus ma tunnen, et mina ja meie meeskond on sellel teel, kus me saavutame midagi sellist, mida Eestis pole mitte keegi kunagi saavutanud
ja selleks natukene on vaja näpistada oma lähedaste arvelt. Kahjuks see hetkel on nii, aga see ei tähenda seda, et ma nüüd neid ei armasta või ma ainult tahangi hullu raha kokku ajada või mingit ainult ettevõtlust teha. Muidugi mulle meeldib kõike seda teha, aga põhiline eesmärk on see, et kui ma tahan nagu saada meistriks mingis valdkonnas, siis minu aeg ongi praegu, kus ma pean fokusseerima täielikult kogu oma energia just sellele ühele eesmärgi saavutamisele. Aga üleüldiselt elus siis tegelikult ma püüan alati olla balansis, et kui me võtame nüüd näiteks 3 kuud tagasi, siis rohkem, ma panustasin rohkem nagu sõpradesse ja oma perekonda ja sellesse suhetesse, aga isiklikult ma arvan, et isegi kui ma olen hästi fokusseeritud, siis mul on väga hästi tasakaalus ka isiklikud suhted, et kuigi ma ütlen võib-olla radikaalselt, et mul on nii-öelda tulemuste tegemise aeg. Ja ma arvan, et ettevõtluses üleüldse või kui soovitust anda kuulajatele, siis on oluline mingi hetk võtta see hetk ja mõista, et praegu on see tulemuste tegemise aeg. Et kas see on 3 kuud või see on pool aastat või see on aasta, aga lihtsalt teha need olulised murdepunktid elus ära, et siis viia enda kui ka oma lähedaste elu täiesti uuele tasemele. Ja paratamatult, kui see on hästi fokusseeritud töö, kus sa lood nullist midagi, mida sa pole varem teinud, kus sa kasutad väga suurt ajuressurssi, siis selleks on vaja natukene eraduda inimestest. Et siis sa teed midagi sellist, millele sul kulub lihtsalt energiat paratamatult. Ma loodan, ma vastasin su küsimusele. Jaa, ei väga huvitav, et tegelikult sellest tuleb mitu erinevat küsimust juba, et ma ütlengi, et kui raske on sul nagu, sa ütlesid 3 kuud tagasi, et siis hakkas see nagu hetk pihta ja nüüd ma saan aru, kuni novembri lõpuni kestab see hetk nagu, et õnnestub natuke veel edasi on, et see on siis põhimõtteliselt pool aastat. Et kui lihtne või mis olid need sammud, mida sina nüüd tegid, et okei, nüüd on see hetk ja kuidas see nagu selle nagu muutuse tegid, okei, nüüd ma fokusseerin ja kuidas sinu see fokusseerimine nagu välja näeb üldse, et ma arvan, et üks keerulisemaid asju hetkel üldse ongi elus fokusseerida. Sellepärast neid jõude, mis sind kas messengerid, igasugused Skype, kõik need on nii palju ja küsitakse ja tulevad sulle vahele, et kuidas sina nagu fookust hoiad üldse? Et see oli nüüd hästi suur küsimus. Enam-vähem saan aru sellest küsimusest. Kui pole see kõige esimene kuidas on, et kui miks on tugev, siis kõik ülejäänud laheneb iseenesest. Et meie konverentsil on väga tugev miks, ehk siis jõukusloome protsess kogu maailma elanikkonnale. Et tegelikult enamus maailma elanikkonnast ei tea üldse midagi jõukusloomest. Finantsharidus on väga madal, rääkimata üleüldse kirjaoskusest, et inimesed ei oska isegi lugeda. Et see maa, mida künda on meeletult suur ja kõik algab tegelikult sellest miks küsimusest. Ja kui see miks on nii tugev, siis need teised asjad, mis ei ole prioriteetsed, kukuvad ise ära. Ehk kui sa tunned nagu mingisugust enda elus või kui mina tunnen lihtsalt enda elus sellist vastutust natukene ka oma toote ja oma nende kommuuni eest, nende inimestest, kes konverentsil osalevad või kes investeerimisklubis osalevad meil üritustel, siis lihtsalt paratamatult väikesed tegevused ei ole enam olulised. Ma ei tea, Facebooki scrollimine või Instagramis käimine, see ammugi lihtsalt ei ole võimalik käia. Et lihtsalt nad kukuvad ära, kui miks on tugev. Kui Instagram ei ole see miks, vaata. jah, et kui juhul see, kui Instagram ei ole see, ma mõtlen just tarbimist, et 2 viisi on nagu võimalik elada, et üks on see, et kas sa oled tarbija või sa oled contenti looja. Et paratamatult minu meeskond, investeerimisklubi meeskond koos Markoga, me oleme contenti loojad ja siis me ei ole aega tarbida. Ja muidugi contenti loomisega tuleb ka vastutus, et mis contenti sa lood, et kas see content on seotud ikkagi, kas content on headel taotlustel püstitatud content või see on lihtsalt mingisugune jama, mingi rämps, mida inimesed tegelikult ei vii inimkonda edasi. Siis meie oleme võtnud tugeva vastutuse selle eest, et see content, mida me loome nii-öelda investeerimisklubiga või siis World Wealth Creation Conference'iga, on võimalikult kvaliteetne content. Ja tagasi tulles uuesti küsimuse juurde, et kuidas ma siis leian aega, et fokusseerida, ongi esimene on miks, tugev miks, siis teised asjad lihtsalt kukuvad ära.
ja sisetunde nagu tajumine, ehk siis tegelikult väga oluline on mõista nagu, kuidas minu enda keha ja minu enda mõistus konkreetses tegevuses, mida ma saavutan, käitub ala, et kui ma tunnen, et mul on väsimus, siis ma magan lihtsalt. Ma tunnen, et ma olen liiga kaua olnud tööl, liiga kaua olnud arvutis, siis ma lihtsalt lülitan välja ennast sellest hetkest ja lähen näiteks loodusesse. Ja see on oluline on nagu tajuda oma enda keha ja oma enda mõistust ja kuidas sina ise selles protsessis nii-öelda liigud selles arengus, mida iganes sa teed. Aga nüüd praeguse tulemuste tekitamise ajal on väga keeruline tõesti, sest et ikkagi mingisugune selline sotsiaalne surve on ja soov on ikkagi sõpradega koos rohkem olla ja saada natuke tunnustust, et see on selline inimvajadus, et saada natukene tunnustust, et ma olen õigel teel, sest et kui midagi teha, midagi sellist, mida varem pole mitte keegi teinud, siis paratamatult tekib küsimus, et kas ma olen ikka õigel teel, et kui sa oled nagu eelkäija, kellel on lamp ees ja sa ei näe nagu, kuhu sa lähed, et sul on kogu aeg ainult must ees, siis paratamatult sul tekib küsimusi, ega ma nüüd peaga vastu seina ei pane ja tekib selline soov saada sotsiaalset proofi nii-öelda oma kogukonna käest, perekonna käest. Aga ma lihtsalt, mis ma siis teen, et fokusseeritud püsida, ma annan endale aru, et see on mööduv. Et praegu on selline aeg, kus ma panustan, mind huvitab, aga ma ei mõtle üle, mida teised inimesed arvavad minust või mida teised inimesed teevad või ma ei võta vastutust nendest väikestest asjadest, mis elementaarsetest asjadest, et las nad juhtuvad ilma minuta. Las võib-olla Eesti elu läheb ilma minuta edasi, las valimised lähevad ilma minuta edasi, las kõik juhtub, las meedia, las kõik juhtub ilma minu sekkumise ja kontrollita, vaid see ja ma pühendun täielikult sellele, mis on siis minu nii-öelda eesmärk praegusel hetkel. Ja see ongi endale aru andmine, et ei pea alati kontrollima kõiki asju ja kui sa annad endale aru, et osad asjad võivad juhtuda ka siis, kui sa ise ei sekku, siis sa ei peagi tarbima meediat. Sa ei pea tarbima ajalehti, sa ei pea tarbima Facebook feed'i, sa ei pea midagi tarbima lihtsalt, sest et sul on fookus. Sa tead seda teekonda, kuhu sa lähed ja sa tead, mis sa tegema pead. Lihtsalt ongi see, et aga kas ise endal nagu kirjutad ka mingisuguse eesmärkide lehe või sa tead, et sa tagantpoolt ettepoole jälle tegema, mis sul tegema pean iga päev või kas sul on mingi siuke asi, mis sind hoiab ka nagu vee peal või et sa sihtmärgi ees? No kindlasti, et üleüldse ma väga usun unistuste loomisesse. Kõik see algab tegelikult sellest, et kui ma nüüd proovin selle vastata võimalik lühidalt, mul läheb vist väga pikaks need vastused, aga kõik see algab ikkagi sellest, et meil on sünniõigus inimestena luua, mida iganes me tahame. Ehk siis igal inimesel siin maailmas 7 miljardit, me sünnime loomisvõimega. Meil on kujutlusvõime luua fantaasiates, mõtetes, ükskõik mida me iganes soovime. Ja see võime, ehk siis teisisõnu unistus, tekitada oma enda mõtte kontseptsioonides, mida iganes sa tahad, oma enda sisemise jõuga, on lihtsalt nii unikaalne, et enamus inimesi ei oska seda ära kasutada. Et see kõik lähebki sinna, et ma võtsin kunagi, mäletan, kas ma olin 20 või 19, võtsin aega, et kasutada oma seda mõistuse loomispotentsiaali, et kirjutada lahti, mida iganes ma siis saavutada tahan või mis iganes ma soovin olla. Ja ma mäletan, ma läksin väga sügavuti ja ma väga palju visualiseerisin ja mõtlesin, millist elu ma tahan elada. Ja ma kirjutasin võimalikult detailselt välja, nagu milline inimene ma tahan olla, milliseid tundeid ma tahan tunda, milliseid võib-olla materiaalseid asju ma tahan kogeda, milliseid vaimseid kogemusi ma tahan siin elus kogeda. Ja see protsess läks niivõrd sügavale, et ma tekitas mul sellist nagu õnne ja sellise nagu joobastuse tunnet, et vau, nii võimas, et ma tahan veel ja veel. Siis ma läksin sellesse päris sügavale, ma mäletan, ma kirjutasin ainuüksi oma maja, et millist majas ma tahan elada, kas 5 või 6 lehekülge.
kirjutasin lihtsalt detailselt välja korruseid, mis on maja ümbrus, milline on loodus, kuidas mina seal ennast sees tunnen, mismoodi ma mõtlen ja see taju oli niivõrd tugev. Ja siis sellest tekkis nagu selline minu elurännak, et mis iganes ma oma enda mõistuses välja lõin, siis mul sünniõigusega oli antud, lõin endale selle unistuse, tekkis minu elurännak. Nüüd ainult, et see kõik ei jääks unistuseks, siis tuleb nagu aru saada, et milline on minu tänane reaalne keskkond ka, et kuhu suunas ma pean siis liikuma. Ja siis sellest lähtuvalt ma tulin tagasi ja panin endale mingisugused elu eesmärgid, kuhu ma tahan siis liikuda. Ja üks elu eesmärk oli siis see, et ma tahan saada finantsilisest vabaks, et see on pisikene, selline väikene osakene kogu sellest protsessist. Et see on, aga ma tollel hetkel, kui ma seda kõike panin, ma ei teadnud väga investeerimisest, finantsidest, mitte midagi ei teadnud, et lugesin vist kunagi Kiyosaki raamatut, et ma olen päris paljud on sellele kokku põrganud. Kuna mu unistus oli niivõrd suur, siis ma tarbisin informatsiooni väga kiiresti. Ma käisin ülikoolis, õppisin rekreatsiooni vaba aja korraldust, siis kuna ma õppisin kaugõppes, siis samaaegselt kaugõppes ma läbisin 18 erinevat koolitust. Ma tegin endale traktorijuhiload, ma käisin palkmaja ehitamise koolitusel, ma läbisin 3 erinevat teeninduskoolitust, siis harisin ennast ettevõtlusel, käisin 2 ettevõtte baaskursusel. Mis see mulle kõik andis, see andis mulle siis sellise väga tugeva vundamendi, et saavutada neid kõiki unistusi, mis ma olin endale noore seas välja mõelnud. Ja niimoodi ma olen kogu aeg elus ehitanud oma ja seadnud mingisugused eesmärke, mis toetavad tegelikult seda potentsiaali, mis ma olen endale ise seadnud. Nii, ja tulles tänasesse päeva tagasi, siis üks väikestest eesmärkidest on saavutada finantsiline vabadus ja kuidas ma seda tahan teha, ma tahan siis aidata teistel inimestel avastada endas siis see jõukusloome potentsiaal nii Eestis kui ka maailmas, et investeerimisklubi on puhtalt loodud selleks, et inimesed avastaksid endas jõukusloome potentsiaali ja ka World Wealth Creation Conference on loodud selleks, et üleüldine maailma elanikkond avastaks endas selle potentsiaali, et nad suudavad tegelikult luua väärtust rohkem, kui nad tegelikult on. Ja nüüd selleks, et seda kõike saavutada, et see jääks lihtsalt mingisuguseks unistuseks või visiooniks, tuleb seada konkreetsed eesmärgid. Nüüd ma jõuangi sinu tiiruga sinu selle see on väga hea. Vastuseni on see, et konkreetsed sammud panna. Et 0 to 1 on selline hea raamat, et siis nagu Peter Thieli oma. Just. Et 0-st kuni 1-ni loomine, et alati, kui sa lood midagi 0-st kuni 1-ni, väga oluline on visioon ja visioonist siis hoida kogu aeg pilku selle visioonil ja seada võimalikult täpsed eesmärgid, mis juhivad sind selle ühe nii-öelda teostamiseni. Aga mis seal vahepeal juhtub, on see, et see, mida sa arvad täna sa nagu teed, see eesmärk, mida sa paned, tegelikult ei pruugi teenida hoopis seda suuremat pilti. Ja peab olema hästi paindlik eesmärkide seadmisega. Ja kuidas me näiteks võtame nüüd World Wealth Creation Conference'i projekti, et me oleme tegelikult detailselt välja kirjutanud kõik sammud, mis meid aitavad selleks, et saavutada siis selle konverentsiga edu. Ja me lihtsalt oleme järjest teinud neid tegevusi. Kõik iga päev tüki haaval oleme kokku pannud seda konverentsi. Alates esinejate saamistest, alates toote ülesehitamisest, brändi loomisest, marketingist, turundusest, kogu turunduse, kogu PR poole pealt, kuidas me jõuame konkreetselt inimestele, kuidas inimese kogemus on lehel, kõik see on meil step by step üles ehitatud, aga eelnevalt me oleme, kuna meil on see suur eesmärk, siis me oleme struktureerinud selle teekonna, kuidas me sinna lähme. See on päris palju muutunud, sest et keskkond ka muutub kogu aeg, peab olema paindlik, aga eesmärkide seadmine on väga oluline. Ja ma võtan ette, et nagu sa ütlesid, seda kõik nagu väiksed sammud, et väiksed sammud iga päev ja siis see annabki kumulatiivselt siukse võimsa tulemuse vaata. Et üks siuke, ma ise tean, et inimesed on väga kärsitud ja ei ole väga kannatlikud ja tahavad kõik, et võiks homme kõik juhtuda, et ongi, et võiks 5000 inimest homme kõik registreerida, aga tegelikult see võtake nagu aega pidi ja et see on ükskõik, mida sa ka ei tee, sa pead tegema kannatlikud ja järjepidevalt ja õigeid asju vaata. Pidavalt paindlikult. Et jah, et kui nagu üldse mingi
Marko Oolo, investeerimisklubi asutaja ja eestvedaja meil, et tema alati ütleb, nagu küsid, et kuidas sul läheb, siis ta ütleb, et mikrotasandil on hustle, aga makrotasandil on kõike hästi. Ja tegelikult ongi igapäevased väikesed tegevused ja viivad selle suure eesmärgi saavutamiseni. Ja statistiliselt, kui võtta lihtsalt matemaatiliselt, sul on võimatu ebaõnnestuda, kui sa võtad ühe asja fookuse ja iga päev midagi teed selle asja nimel. Lihtsalt sa kogu aeg liigud, tähtis on kogu aeg liikuda. Kui sa seisad, ei tee mitte midagi, siis on siis on võimalik kaotada. Kui sa kogu aeg liigud, flows, vahet ei ole, iga päev liigud ja sa liigud niimoodi 5 aastat, 10 aastat, 20 aastat, 30 aastat, sul on võimatu mitte õnnestuda. See hetk, kui sa seisma jääd ja ütled, et okei, ma nüüd annan alla, ma kaotasin, see asi ei toimi ja siis nii on ka. Aga lihtsalt tuleb need õiged, vaat see tulebki leida nagu see õige asi, mille poole sa liigud, vaata. Just. Et sellepärast ongi, ma arvan, et see on hästi lihtne, kuna ma ise olen idumaailmast seal, et asjad võivad 2-3 aastat minna suht nagu ebameeldivad või sa ei tunnegi, et nagu lähevad hästi või niimoodi, aga siis ongi see küsimus, kuna see on õige aeg edasi panna või õige aeg ära lõpetada, et ikkagi ka aeg on see, mis me tagasi ei saa, vaata. Just. Ja vaata, need on need rasked hetked, et kas sul on ka neid või niimoodi, et mõeldud ja, aga mis sa teed siis? Et kui on selline tagasi... Ei, sa mõtled lihtsalt, et kurat, et nii kaua on tehtud ja nagu ise arvad, et mingi tulemusi või neid ei ole saanud või niimoodi, et kas tasub nagu edasi pushida sellega või siis ongi see, et tuleb 180-kraadine pöörd teha ja proovime teistpidi. No minu puhul on, ma ei tea, kuidas väga palju, räägin küll teiste edukate inimestega, aga minu puhul on suht konkreetne on see, et ma ei anna mitte kunagi alla. Et võib-olla see on selline pime ja loll usk, vaata. Aga ma olen endale lihtsalt defineerinud, et kaotust ei eksisteeri. Et sellist asja nagu kaotus, seda pole olemas. Et on ainult edasi minek ja on võidud ja ma olen avastanud, et sel hetkel, kui ma ütlen endale, või annan võimaluse, tõenäosuse, et äkki mul ebaõnnestub või äkki ma kaotan või äkki ma annan alla, siis see ka juhtub. Ja kui nagu mina olen endale täielikult ära elimineerinud elus. Kuidas sa tegid? See on mõistmine, mõistus, see on nagu, see on mõtteprotsess, et see on teisisõnu näiteks, et ma mängime malet, et ma kaotasin ühe oma etturi, aga ma ei kaotanud veel lahingut, et ma ei kaotanud malemängu. Ma kaotasin 2 oma etturit, aga ma ei kaotanud veel malemängu. Okei, ma kaotasin päris palju oma malenuppe ja mulle tehti siis šahmat. Ma kaotasin malemängu, aga ma ei kaotanud turnamenti. Või siis ongi, sa ei kaotanud, aga jälle sa õppisid ja sa said mingit muud teadmisi, et sa tead ju kuidas teistmoodi, et ongi, et sellisesse nagu mõttelaadi on hästi lihtne minna, et miks ma ei võitnud, miks ma ei saanud, miks ma kaotasin, aga pigem on see, et näe, järgmine kord ma tean, ma niimoodi ei saa teha, järgmine kord on teistmoodi ja sa panedki nagu ma saan aru sellise mõtteviisi, et kogu aeg on midagi suuremat võimalik teha ja nagu minna vaata. Et ma ei kaotanud malemängu, ma kaotasin küll selle malemängu, aga ma ei kaotanud turnamenti, et seega mul on veel 10 mängu ees. Okei, ma kaotasin turnamendi, aga ma ei kaotanud tervet etappi. Ehk siis, ma kaotasin etappi, aga maailmameistrivõistlustele mul on veel pikk maa minna. Ja nii edasi, ehk siis kogu point on see, et nüüd tagasi tulles siis mikrotasandile on see, et kogu see õpitud informatsioon tuleb kogu aeg alati rakendada selles samas asjas, mida sa praegu teed. Et siis ta nagu hakkab tööle. Mis ma tahan öelda on see, et kui sa oled teinud näiteks ettevõtlust nüüd idufirmas 3 aastat oled teinud, siis tegelikult oled sa tead kõiki viise, kuidas see asi ei toimi. Ja sa oled, sa lihtsalt tead absoluutselt kõiki viise, kuidas see ei toimi. Ja nüüd 3 aasta pärast sa ütled, et äkki see asi ei toimi ja ta on pooleli. Põhimõtteliselt sul nüüd tee lihtsalt veel need asjad, mis sa veel ei ole ära teinud ja siis ütle, et kas siis ka ei toimi. Ja kui see siis ka ei toimi, siis on sul juba avanenud uued uksed. Tee need ka ära ja vaata siis. Ja kui sa niimoodi kogu aeg jätkad, tegelikult teed lõputud, siis mingi hetk
see idu siis tegelikult hakkab kasvama. Ja samamoodi on nagu minu see mõttemaailm ka, et lihtsalt ei eksisteeri kaotust. Ma mäleta, kes ütles, et ma ei kaota mitte iial, sest ma ei aktsepteeri kaotust. Ja sellel hetkel, kui sa aktsepteerid kaotuse, alles siis sa kaotad. Ülejäänud kõik hetk, kui lihtsalt sa kogu aeg liigud, siis sa kogu aeg liigud. Siis on tegelikult selline vaimne ja mentaalne nagu otsus, et ma ütlen endale, et ma nüüd kaotasin. Ja mõnes mõttes see on egoistlik ja natukene nagu maailma mõistes nagu, et kuidas sa niimoodi saad öelda vaata, et reaalselt ju faktid ütlevad, et sa kaotasid nagu, et sul ei ole enam võimalik siit püsti tõusta, aga faktid on võib-olla kellegi teise arvamused. Ei, ma kujutan ette, see on väga tugev ise enese töö nagu vaimselt tasemel. Ja samas on see ka, et kuidas sa seda mõttemaailma ära kasutad selle pärast, kui hetkel tuua, mis meil Ühendriikides toimub ja kuidas see president nagu, et tal on, ma arvan, täpselt samasugune hästi tugev mõttemaailm. Aga ta lihtsalt kasutab minu arvust ta kasutab seda väga valesti jälle. Et see on minu arvamus, aga see ei pruugi nagu, et see lihtsalt, kuidas ta käitub, ei vasta minul, aga see on jälle hoopis teine teema. Minul näiteks puudub täielikult kogu informatsioon sellest isiksusest, aga kui võtta Donald Trumpilt, tal on väga palju õppida, et just nagu kuidas toime tulla kapitalistlikus maailmas ja kuidas reaalselt nagu mõtlevad edukad inimesed, siis sealt on väga palju õppida. Et ma ei tea, kuivõrd kaugele ta on sellega läinud ja kas ta on ka tasakaalus vaimselt ja kas ta on ka õnnelik nagu päriselt. Et see on nagu teine küsimus, seda ilmselt ei teata, aga kindlasti, kuidas saavutada niimoodi, et saaks saavutatud, seda on temalt väga palju õppida. Ja siis ma ütlengi, seal on mingid õppetund ja minu arust ongi just see, et kuidas sa seda nagu ära kasutad, vaata seda head, kuidas seda mõttemaailma ja seda vaimset piiri ja ongi, et sa oled õnnelik ja minu arust ongi see hästi oluline, et sa lood väärtust teistele ja hakata sealt, et see ongi see asi, mis ma näen, seal on väga palju puudu, aga see on jälle, ma ütlen, minu isiklik ja see on igaühe oma vaata. Aga tegelikult ma tahaks, sa nii palju põnevat nagu just nagu avaldan, et mind tegelikult väga huvitab just see lapsepõlve teema, et kui sa olid 18-19 ja kui sa avastasid selle maailma, kuidas sa selle nagu avastasid, et kus sa selle nagu mõtte võtsid, nüüd ma pean panema neid ideid niimoodi kirja ja ülikooli ajal võtaki 18 veel koolitust, et mis sa panid seda tegema? See on väga hea ja personaalne küsimus. Aga eks ma siis avan seda nii palju, kui ma saan. Et noorena sa oled väga vastuvõtlik erinevale informatsioonile ja ma olen alati olnud väga vastuvõtlik informatsioonile ja mulle üleüldiselt ma arvan, et kõik inimesed maailmas on head. Lihtsalt nad on mingi hetk väärastunud või siis nad on nii palju haiget saanud, et nad on tekitanud endale mingisuguse bloki või mis iganes. Bloki või siis sellise väärastunud vaate maailma suhtes, aga üldiselt ma arvan, et baasina nad on head ja noore inimesena ma olen väga vastuvõtlik erineval informatsioonil ja ma kogu aeg tahtsin proovida enda peal, nagu ma olen selline inimene, kes kogu aeg tahtsin midagi enda peal proovida ja ma arvan, et ma olingi mingi 18 ja see oli vist 11. klass, kus ma hakkasin nagu väga palju välismeediat uurima ja ma sattusin erinevat, kuidagi haaras igasugune selline ulme, teaduse mingisugune midagi sellist, mis väänab su mõistust natukene, nagu paneb proovile. Et kus esitatakse sulle fakte ja nagu sa proovid nagu mõista, et kas need faktid on ikkagi tõesed või mitte. Ja siis ma sattusin vandenõu filmide peale. Ja ma vaatasin, ma arvan, ma olin vist 18, ma vaatasin üle 20 erineva vandenõu teooria filmi omal ajal. Ja väga, väga head fakti, kõik faktipõhine, kõik nagu alates sellest 9-11 ja mis kõik nagu need vandenõu teooria filmid, mäletan, ma istusin seal sees ja mingi hetk, kui ma olin kõik selle läbi vaadanud, ma mõtlesin, et maailm on nagu nii kuri koht ja ma tundsin, kuidas mu teadus oligi moondunud selleks reaalsuseks, mida nendest filmidest nagu ma õppisin, siis ma hakkasingi tegelikult niimoodi mõtlema maailmast, et ta ongi selline nagu kuri koht, nagu seda vandenõu filmides kõik räägitakse ja need faktid kõik, kuhu see fookus suunatakse
ja siis ma mõtlesin, et nagu, et okei, no whatever, kui ta nagu on selline koht, et mida mina saan teha, et ta siis oleks parem koht täna, nüüd, siin ja praegu. Ja siis ma nagu mäletan seda iseendale nagu istusin voodi peal või toolis, väga veider situatsioon, nagu istusingi üksinda ja mõtlesin. Ja ma mõtlesin endale sellise asja, et olgu nii nagu on, et kas see on nagu tõsi või vale või kui palju sellest informatsioonist on nagu õige, et kas ongi nagu maailma jõukad inimesed kontrollivad inimkonda. Siis ma otsustasin, et mina annan endast parima, et kogeda nagu maailma teistsugusena. Ja ma hakkasingi siis õppima ja ma hakkasin õppima tegelikult rohkem, mismoodi siis tegelikult edukad inimesed mõtlevad, mismoodi jõukad inimesed mõtlevad, miks nad mõtlevad niimoodi. Eks mul hakkas nagu uudishimu pakkuma see, et kas need faktid, mida nii-öelda vandenõuteooria filmidest räägitakse, kas päriselt nagu on nagu tõene või mitte. Ja ma jõudsin järjest nagu kaugemale selle temaatikaga, et tegelikult ma nüüd tänaseks olen avastanud, et see on lihtsalt, sa leiad neid fakte sealt, kuhu sa oma fookuse suunad. Et see lihtsalt paratamatult nagu saad selle informatsiooni enda. Ja sealt tagasi tulles, siis ma mingi hetk jõudsin siis sellistele raamatuteni nagu The Secret ja What the Bleep Do We Know, väga sügavaid vaimseid filosoofiaid lahkavad raamatud, Ask and It's Given, mis rohkem räägivad sellest, et kogu maailm on sinu enda mõistuse projektsioon, mida sa nagu, kogu reaalsus, mida sa koged, on see, mida sa ise endale sees, nagu, kuidas sa oma filtri sees seadistad. Ja ma avastasin, et ma olin oma filtri üsna negatiivseks seadistanud ja ma hakkasin töötama selle nimel, et seadistada oma filter positiivsemaks. Ja ma mäletan, ma tegin päris palju tööd iseendaga, et ennast tegelikult positiivsemaks inimeseks üles töötada. Mitte, et ma väga negatiivne on olnud, vaid et minu reaalsus tajumine oleks lihtsalt positiivsel. Ja siis ma tegingi ja see toimiski. Ja kõik, mis nendes raamatutes ma õppisin omal ajal, need kõik asjad toimisid. Ja siis sealt ma siis liikusingi edasi, mis ma avastan, kõik algaski sellest, et ma hakkasin uurima jõukad inimesi ja suht kiiresti ma jõudsin, et jõukus ja edukus on väga tugevalt seotud sinu sisemise maailmaga. Et sul ei ole võimalik võtta vastutust väärtusloome protsessi, väärtuse loome eest. Mis ma tahan öelda on see, et maailma kõige jõukamad inimesed loovad meeletut väärtust ja jõukus on lihtsalt nende isiklik jõukus või siis net worth on lihtsalt aplaus nende tehtud töö eest. Ehk siis, ja ma jõudsingi üsna kiiresti sellesse faasi, kus ma sain aru, et selleks, et saada rikkaks, selleks, et saada jõukaks, selleks, et akumuleerida mingisugustki net worthi, sa pead hakkama maailma väärtust looma. Aga selleks, et luua väärtust, sa pead oma väärtushinnangut paika saama. Ja väärtushinnanguid sa saadki paika läbi siis tegelikult psühholoogiliste ja vaimsete raamatut, siis sa teged töö ise endaga. Selleks, et üldse märgata, et maailma on vaja väärtust luua, sa pead enda sees paika saama selle, et sa oled üldse väärtuse looja. Mitte, et sa ei ole kuri inimene või sa oled vinguja või siis hävitaja, vaid sa oled väärtuse looja ja selleks tuleb tegelikult minna enda sisse, kõik paika loksutama ja siis alas vaatama, et mis on need kohad, kus sa saad inimesi aidata. Ja abistamine tegelikult on ka üsna selline vaimne protsess, väga vähesed inimesed suudavad teisi inimesi aidata. Et kui sulle tuleb näiteks kodutu inimene, et kas sa pigem saadad ta pikalt või siis sa päriselt aitad. Ja tagasi tulles siis vastus küsimusele, et ma tegin päris palju tööd oma sisemise maailmaga. Ja et paika saada selle, et ma tahan luua maailma väärtust, ma tahan luua maailma armastust, ma tahan aidata inimesi, ma tahan toetada oma lähedasi. Ja sealt tulles siis ma tegelikult avasin ukse jõukuse loomeni, et mida rohkem väärtust sa lood, seda rohkem inimesed annavad sulle siis nii-öelda aplausi, tunnustavad sind. Erik Edmesen, kohtusime temaga seal Roland Tocco poolt korraldatud Wealth Forumil
ja VIP-ruumist on mulle siis ütles niimoodi, et tema üks põhireeglitest on see, et ma loon võimalikult palju väärtust kõikidele inimestele alati, kui ma kohtun ükskõik kellega. Ja kui ma loon võimalikult paljudele inimestele kogu aeg väärtust, siis ma muutun nende inimeste silmade läbi väärtuslikuks inimeseks. Kui inimesed vaatavad, et ma muutun väärtuslik, ehk siis luues teistele väärtust, minu väärtus kasvab. Aga mis juhtub, kui mu väärtus kasvab? Ma saan siis tegelikult inimesed küsida ka vastavat tasu selle eest, et ma nii palju väärtust loon. Ja see oli nii huvitav mõte, et jah. Et see sisse. Ei, ma lihtsalt, miks mind see küsimuse kogus on oluliselt väga nagu huvitus oligi see, et nii noored nagu aru saada, et ongi, sa pead iseendaga nii palju tööd tegema ja just need suunad ja kogu see teekond, et ei ole lihtsalt mõtet 9-5 tööle minna ja teha, vaid ongi see, et ma pean pingutama hoopis teistmoodi võimalusi on. Et see mõttepulk on lihtsalt nagu hästi põnev olnud sulle, et kui sa nüüd seda tegid, et kaua sul nagu aega läks, et sa mõtlesid, et alustame investeerimisklubiga? Investeerimisklubi mõte tegelikult iseenesest on aastast 2010, ma panin selle paberile kirja, et see on päris, jah, et 8 aastat tagasi. Ja see oligi täpselt see hetk, et hüppasin sisse, nii, selleks, et jõukust hoida ja jõukust kasvatada on üks viis investeerimine. Nii, siis ma hakkasin uurima, et kus on need inimesed, kes siis Eestis tegelevad selle jõukusloomega ja siis investeerimisega ja ma tegelikult tollel hetkel, see oli siis 8-9 aastat tagasi, väga ei leidnudki neid inimesi. Ja väga suur kirg oli tegelikult suhelda inimestel sel teemal. Ja nagu enamus asjad tegelikult maailmas tekivad enda isiklikest muredest ja väljakutsetest. Nii ka investeerimisklubi, et oli suur huvi tegelikult inimestega vestelda investeerimise teemal ja nagu saada ka nagu mingisugust nagu faktilist teadmist selle kohta. Ja ei olnudki tegelikult kohti, kuhu minna õppima. Ma ütlen, Ärikatel tegi sellist investeerimiskoolitusi, pigem fokusseerisid Tallinnasse, kuna ma ise Tartu poiss, siis tahtsin midagi Tartus ka luua. Ja siis tekkis väga tugev visioon ja kontseptsioon, kuidas seda siis luua. Ja see kõik, mis täna on loodud tänu väga suures osas tänu Markole. Ja ilma Markota tegelikult see klubi ei olekski üleüldse nii suur, nagu ta täna on. Ja tekkiski mõte tegelikult meie Markot hakkas ka huvitama investeerimine, siis me koos istusime ükskord maha, et ütlesime, et kuule, aga selline mõte on, et teeme sellise klubi, kus inimesed saavad koos käia ja õppida ja areneda ja meil tekkis väga tugev kontseptsioon, kuidas see võiks toimida. Meil on 5 peamist printsiipi, mida me investeerimisklubis kogu aeg nagu kaasas kanname, siis loe võimalikult palju, kuula võimalikult palju, ehk siis loe raamatuid, kuula audiosid, kuula podcast'e, meil on oma podcast, ja siis käi üritustel. Et 3 asja tekitavad siis 3 nurga, mis on üks tugevamaid kujundeid maailmas. Ja siis loe, kuula ja käi üritustel. Lugemine on üleüldse visuaalne, siis informatsiooni tarbimine, mis mõjutab kindlat aju siis osa. Kuulamine on täiesti teistmoodi ja üritustel siis tegelikult inimestega suhtlemine ja ühes energias olemine mõjutab siis tegelikult õppimist veel 3. moodi. Siis 4. printsiip, mida me investeerimisklubis väga tugevat kanname, on kogukond. Ehk siis hoia inimesi koos, sest sarnaselt mõtlevad inimesed toetavad sind, et sa saaksid saavutada oma unistusi. Ja viimane on tunnustamine, mis on väga oluline ja teiste inimeste tunnustamine, oma lähedaste inimeste tunnustamine tekitab tegelikult selle tugeva kogukonna tunde. Ja me tunnustamegi siis oma liikmeid, inimesi, kes teevad väikeseid sammu, inimesi, kes teevad väga suuri samme, et kõik meie liikmed alati saavad tunnustatud ja me teeme tunnustusüritusi, kvartaalseid üritusi ja me olemegi selle nagu kogu selle süsteemi üles ehitatud niimoodi, et kõik need komponendid oleks võimalik detailselt täidetud, et sinu õpiprotsess investeerimisklubis oleks võimalikult efektiivne. Sa loeksid palju, kuulaksid, sa käiksid üritusel, suhteksid sarnast mõtlevate inimestega, sa tunnustaksid ise ennast ja sa saaksid tunnustatud ka teiste kogukonna poolt ja sul oleks tugev kogukond, kes sind hoiab ja kaitseb. Ja
ma arvan, ma sain vastatud sellele küsimusele. Ei, kindlasti, aga räägi, kuidas sul need investeerimisklubi algusaegadel oli, et teil saite kokku, paitse kontseptsiooni, kuidas see nagu minema hakkas, et mis oli need tegevused, mis te tegite ja mis sa nagu hetkel oled õppinud nendest, et just tegevused, sest ma kujutan ette selle klubi ja selle rajamine just nagu eriti, kui sa ütlesid, seal ei ole kuskil õppida, ei ole kedagi jälle eeskäijad, et see on nagu päris korralik jälle teekond minna. No jah, et ise peast nagu panime sihi paika, et tegelikult toona oli Facebook imeline koht. Et Facebook oli ikkagi kasvav ettevõte, nad väga hoidsid oma kliendibaasi, et nad ei olnud veel nii väga turundusele orienteeritud. Ja üritusele sa said kutsuda 6000 inimest, 10 000 inimest, et ja üritus oli feedis kogu aeg olemas ja lihtsalt orgaaniline reach inimesteni oli niivõrd kõrge, et see oli kindlasti üks väga tugev boost, miks investeerimisklubi sai nii kiiresti kasvada ja me kasutasime seda ära ja üsna kiiresti tegelikult, ma arvan, see oli meie 4. üritus, kus investeerimisklubi reach hakkas langema, sest et alguses saime kutsuda 2000 inimest, siis saime 1000 inimest, siis täna on mul niimoodi, et minu isiklik profiil on väga nagu mustas nimekirjas, et mu postitused ei reach'i ja ma ei saa inimesi väga kutsuda, sest et lihtsalt Facebook on kinni tõmbanud minu profiili. Aga see ei takista, lihtsalt me alustasimegi Facebookist väga tugevalt tõukasime seal. Muidugi personaalsus, et inimestega, kes on ka olid huvitatud investeerimisest, koos rääkisime, et kuule, selline klubi on, et võiks koos käia ja rääkida ja nagu meil on konkreetne kontseptsioon, kuidas me teame, kuidas see toimib, kuidas kõige paremini saab õppida ja niimoodi järjest inimesed tulid kaasa ja siiamaani tulevad, sest inimesed saavad aru, kuidas see nagu õpiprotsess on. Sa tuled ühele üritusele ära, sa näed selle energia ära, sa vaatad, et sul on nagu toetav informatsioon podcastidena, videodena ja meil on oma raamatukogu, et see kõik nagu toetab sinu kasvu ja sul tekib see kogukonna tunnetus ja sa tunned, et sa oled nagu õiges mullas, kus kasvada. Ja me oleme kogu aeg seda liini öelnud, et me Markoga kogu aeg mõtleme, et kõige tähtsam on liikme areng. Et alati on kõige tähtsam kohal liikme areng. Et kui, ja iga kord, kui me mingi üritust planeerime, mõtleme, et mida investeerimisklubi liige sellest õpiks ja kuidas ta õpiks, siis me alati viime ennast tegelikult selle kliendi nagu silmade läbi vaatama asja. Meil on, ma ei tea, me oleme nüüd üle 130 ürituse korraldanud. Tegelikult väga suur kogus 2,5 aastaga korraldada. Meeletu. 4 vahepeal 5 üritus kuus. Et see on meeletu energia. Ma olen nii tänulik meie investeerimisklubi tiimile ja Markole ja kõikidele inimestele, kes on seda lihtsalt panustanud, et see klubi et täna on selline ja muidugi liikmetele ka, et nemad on see meie nii-öelda nende jaoks me seda kõike teeme. Et siis ta on orgaanist kasvanud, lihtsalt vundament on tugev, siis kõik kasvab sinna peale ilusti. No see on väga huvitav, aga räägi, mida sa ise nagu sellest teekonnast õppinud oled, selle investeerimiste klubi rajamisest ja kas see, mis sa õpitud, viiski nüüd selleni, mis sa praegu teed? Jah, mul on kogu aeg sees olnud selline tugev force, et seal on, elus on veel midagi, et koge veel midagi, et mine ja tee veel, mul on nagu see lihtsalt tugev sisemine force, mis ütleb, et Tõnis, sul on ainult üks elu, et mine nii kaugele kui võimalik, vahet ei ole, et kõik on võimalik, et lihtsalt mine ja sa saad sellega hakkama. Ja see force tuleb ja mis ma olen õppinud, ongi see, et kogu aeg õpin. Meeletult ma olen õppinud läbi tegemise nii palju, et ma arvan, ükski ülikool Eestis ei oleks pakkunud seda, mis ma olen. Ma isegi maailmas on suht vähe ülikoole, mis tegelikult sellist kogemust pakkuda, mul on tunne. Ja just põnev meeletult. Ma olen esinemiskogemus põhimõtteliselt. Mul on alati meeldinud inimestega suhelda, aga just kuidas kaasata inimesi õppeprotsessi
see on olnud väga tugev õppetund, et ikkagi ma olen olnud investeerimisklubi liikmete ees, ma arvan, oma 100 korda, siis nende 100 korraga sa õpid tundma igat inimest, kes istub ja sa õpid aru saama, mida see inimene konkreetselt vajab, et sul istub 200-300 inimest ees ja siis sa pead kogu seda klubilist tegevust ja ka ühte üritust viima niimoodi läbi, et iga inimene kogeks nagu võimalikult hästi, et seda ma olen õppinud, kui ruumi tajumist, inimeste tajumist. Turundus, see kindlasti olen seda õppinud, kuidas jõuda inimesteni, aga see on nagu teisejärguline. Võib-olla see, et see lähebki tagasi meie seal algusteema juurde, et mitte alla andmist. Et no matter what, alati liigu edasi. Kui sa tunned on õige asi, vaata. Jah, et lihtsalt nagu vahepeal aklimatiseeru ja siis liigu uuesti edasi. Erik Plattenberg, ma kunagi ammu vaatasin ühte tema koolitust, kes valutas siis Everesti tippu ja siis ta rääkis väga huvitavat, kuidas seda Everesti tippu valutas. Siis Everesti tipu valutamise puhul on hästi oluline aklimatiseerimine, et sa ei saa kogu aeg tippu ronida ilma, et sa aklimatiseerib, sest ta sidus seda väga hästi eduga. Et tagasilöögid ei ole miskit muud kui aklimatiseerumise pausid. Võttagi 18 päeva, chilli ja rahulikult ole nagu. Et sa ei pea 5 aastat või, 5 aastat, võib-olla 2 aastat või aasta jutti kogu aeg minema. Ja kui sa tunned, et sul jõud on ranged, motivatsioon ei ole, ja siis sa lihtsalt oled jõudnud sellisesse kohta, kus enam ei ole võimalik edasi minna, sest et sa oled valmis, küps. Nüüd on mõistlik kas minna väike samm tagasi, panna baas püsti, aklimatiseeruda, teha šampus lahti, lüüa kokku, öelda, et vau, ma olen jõudnud nii kaugele, olla tänulik selle situatsiooni eest, olla rõõmus ja siis koristada see kämp ära ja minna edasi. Ja Erik Plattenberg õpetaski mulle seda aklimatiseerumise printsiipi ja ma olengi seda õppinud nüüd kogemusega. Et kui küsid, et mis ma siis õppinud olen, et mine kogu aeg edasi, vahepeal aklimatiseeru, mine kogu aeg edasi ja vahepeal aklimatiseeru. Ja võib kõige olulisem on ikkagi need inimesed, kellega ma olen kokku saanud ja kes ümber on ja et absoluutselt, et ma olen nii väga tänulik Markole, ma olen nii väga tänulik Mikk Talpsepale, ma olen väga tänulik meie auliikmetele, kes on toetanud investeerimisklubi arengut ja üleüldiselt kogukonnale, kõikidele liikmetele, kes meil on, et nii palju toredaid inimesi klubis, kes elavad kaasa, küsivad, kuidas läheb, et see on nagu selline energia ja force ja ma olengi õppinud, et tegelikult, et vahet ei ole, kui palju sa omad või mida sa omad või mis su network on, see ei ole üldse oluline, vaid see, et su ümber on inimesed toredad, kellega sul on nagu millest rääkida, et see on nagu tegelik see väärtus. Et kõik mainevara tegelikult mingi hetk kaob ära, et me oleme kasutajad siin, et miski ei ole meie oma, kõik me lihtsalt kasutame. Et kui me kasutusrent. Meil on lihtsalt kasutus ja meil on eluaegne kasutus. Kui sa siit elust ära lähed, ega siis sa enam ei kasuta seda. Et ei ole mõtet siis, kui sa nagu nii oled kasutaja, kõikide varade, maisete varade kasutaja, siis ei ole mõtet väga kinni jääda nendes. Sest et väga paljud inimesed jäävad kinni rahasse või jäävad kinni majadesse või siis suhetesse või mugavustsooni. No mugavustsooni, aga tegelikult on see ego, mis tegelikult klammerdub kinnihoidmisvajadusse, et ma jään ilma milleskist või äkki see on nagu selline hirm, et äkki mult võetakse ära või kui sa mõistad, et ma olen kasutaja, ma sünnin siia ellu ühe korra teaduse järgi, võib-olla mingite idamaisete filosoofiate järgi sa sünnid mitu korda, aga igal juhul ma sünnin siia ellu ühe korra, siis sa ei saa võtta autot kaasa ju. Ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks saanud ja siis kasutagi neid asju ja ole tänulik nende eest, et sa saad neid kasutada ja loo siis muutubki tegelikult kogu mõte loomiseks, et kui ma olen nagu nii kasutaja, siis ma loon seda kogemust endale ja oma inimestele võimalikult mõnusaks ja vägevaks. Ma nüüd ei tea, mis sa küsisid muidugi. See juba oli väga aga mis ma õppisin, jah? Ja kogu see protsess nagu sellest ja ma ütlengi, kas see pärast investeerimisklubi oligi just see, et kas see loogiline samm oli teha seda Singapuris, seda konverentsi, mis sa praegu teed, et kas
et ongi küsimus on see, et miks Singapuris üldse ja et kuidas sinna nagu sattusid siuke? See on väga huvitav küsimus ja, et Mikk Talpsepp andis mulle selle võimaluse, et me saime tema kokku ja ta ütles, et tal on üks suur visioon, et tahab konverentsi luua Hongkongis toona, mäletan. Ja siis mõtlesin, vau, et selle hetkel, kui ta seda ütles, see oli täiesti nagu minu mugavustsoonist niivõrd kaugel ees. Aga kuna ma olen, alguses ju rääkisin, et ma olen hästi avatud inimene ja mul ei ole piire nagu ees üldjuhul, siis ma ja inimestesse suhtun alati hea tahtlikult, siis ma usaldasin Mikku ja me läksime temaga siis edasi ja me said koostööpartnerid ja me hakkasime ehitama ja vaatasime, mis oleks siis õige linn, kus teha, tegime analüüsi, vaatasime, kus on õige piirkond, mis on kasvav piirkond, kus on inimesed, mis on kogu see statistika meil käis läbi. Siis me avastasime, et Singapur on see koht, et ta on, mis Singapuri puhul on huvitav on see, et ta on finantshub, Aasia üks finantshubidest, see on Hong Kong, Beijing ja siis kindlasti Singapur. Kuala Lumpur ka mõnes mõttes, aga Singapur kuidagi on nagu selline kompaktsem ja mõnusam ja turvalisem, siis me teeme sinna. Ja hakkasimegi ehitama ja kui mille küsimuse juurde, et investeerimisklubist nüüd loogiline samm, et oligi siis Singapur, kuidas me Singapuri jõudsime, see oli päris pikk küsimus oli sul. Siis jah, et isiklikult minu jaoks oli see loogiline samm, et kasvamise mõttes ja edasiliikumise mõttes võtta sellest kinni, vaatamata riskidele, vaatamata ükskõik mis juhtub ja hirmule, et see tundus lihtsalt loogiline step arenguks ja kasvamiseks. Sest et ma tunnen, et midagi veel suuremat on tulemas. Ja kui sul on see tunne, et midagi väga suurt kogu aeg on tulemas ja midagi väga olulist on veel teha, siis lihtsalt sa teed neid suuri samme. Väga lähe. Et väga hea, et ma arvan, et see on hea koht, kus panna praegult punkt ja ma küsin sult mõned sellised tavaküsimused, mida ma küsin kõigilt lugude külalised. Et esimene on siuke, et kas sul on endal mingi kindel hommikurutiin esimesed 50-60 minutit päevas ja kuidas sellest käima paned? Jah, praegu mul on tulemuste tekitamise aeg, siis ma võtan aega iseendale, kindlasti. Mis see tähendab, mis seda visualiseerid või paned eesmärki, mis see tähendab? Ma lihtsalt olen, ma ärkan ülesse, ma luban oma mõistusel käivituda omast tempos. Ma ei tõmba kohe ennast käima joostes, tormates kuhugi. Et ma võtan väga rahulikult, sest et mul päevatempo läheb väga kõrgeks. Mu vererõhk tõuseb väga kõrgeks ja südamerütt päevasiselt läheb väga kõrgeks. Ma teen nii palju asju lihtsalt 10 tundi vahepeal, 12 tundi vahepeal, 14 tundi tööd. Et siis ma luban endal nii-öelda eksponentsiaalselt kasvada rahulikult ja mis see hommikurutiin, ma saan ainult anda nii palju tagasisidet, et kuidas siis tekitada endale rutiin, siis kui sul on väga intensiivne tulemuste tekitamise aeg, siis mina teen niimoodi, et ma rahulikult ärkan üles, võimalikult rahulikult luban kogeda neid mõtteid, tunnetada oma keha, hingata, vaadata, mis ümberringi toimub. Käin rahulikult pesus, vaatan ringi ja siis hakkan, see on kindlasti hommikusööki hommikul võimalikult toitvad, et siis terve päev oleks võimalikult palju energiat. Ja siis järjest nagu tõstan tempot, lähen tööle, hakkan vaatama ühte informatsiooniallikat, teist informatsiooniallikat, hakkan mingisugust tulemusi tegema ja hakkan oma siis päevaplaani täitma või siis neid nädalplaane või kuuplaane. Muidugi oleneb ka päevadest, et osadel päevadel ma kirjutan plaane, osadel päevadel meil on koosolekud, kus me koostame plaane, aga üldjuhul praegusel, kus ma tekitan tulemusi, ma püüan võimalikult rahulikult alustada päeva. Mitte kohe, et ma hüppan püsti ja lähen kohe jooksma hommikul, viskan vererõhk hästi kõrgele, siis käin duši all ja siis juba on nagu meeletu ja kella 6 ma olen läbi, sest et mulle meeldib ikkagi kella 10 olla produktiivne, õhtul kella 10 isegi vahepeal, et mul peale tööd ma teen siis peale World Wealth Creationi organiseerimist teeme investeerimisklubi asju,
või siis investeerimisinstituudi asju, et või siis ma tahan oma naisega koos olla, siis ma püüan nagu õhtu lõpuks ka ikkagi jätta energiat. Vot selline siis soovitus praegu, aga kui ma tulemusi ei tee niivõrd või noh, ma pigem nagu loon ja loomisprotsessi on, siis sport kindlasti, et hommiku väike trenn või siis mingisugused meditatiivsed harjutused või hingamisharjutused või siis sellised. Väga hea. Et ütle, mis on su suhe mentoritega ja kas ise ka mentordad ja kas sa näed, et see on vajalik? Nii ja naa. Et ma ise usun, et igal inimesel on need õiged vastused enda sees olemas. Aga alati on hea, kui on inimesi, kes sind toetavad ja liiguvad. Mentoritega on see, et neid tuleb väga ettevaatlikult valida. Sest et mul on küll õpetajad, keda ma kuulan, et see on kuidagi loomulikult kasvanud ja noh, kui soovitada mentorite poole pealt, siis et need inimesed tekivad ise, kui miks on hästi tugev, tulen ikka selle miksi juurde, siis nad tekivad ise, sa tunned ära, et see on õige inimene, et otsida mentorit ainult mentori pärast, siis see võib olla natukene keerukas ja see võib sind pahale teele viia. Võib nagu viia, et mentoritega suhe, mul on mentorid, mul on inimesed, keda ma austan ja kes mind väga toetavad, kindlasti kellelt on mul väga palju õppida. Väga suureks inspiratsiooniks on Marko Olo, tema töövõime ja tema oskus luua ja väga tasakaalukalt elada oma elu. Mikk Talpsepp, tema oskus mõelda, ratsionaliseerida väga sügaval tasemel, teha analüüse ja mõista maailma komplekssust sellisel tasemel, mida teised inimesed ei suuda mõista. Siis väga paljud auliikmed, investeerimisklubi auliikmed, mul väga palju neid õppida. Kristjan Liivamägi, kindlasti väga suur mentor ja inimene, kellelt ma olengi õpin ja kuulan teda. Siis ma arvan, et minu üheks väga suureks mentoriks ja abiliseks on minu kaaslane Elisabeth. Et tema on mul väga suureks abiks just, ma olen nii tänulik lihtsalt talle, et naistel ja naiselikkusel just nagu, mitte lihtsalt sõbrannadel, vaid nagu oma naine selline nagu kooslusel on väga tugev jõud mehe jaoks ja tekib selline purposeness ehk siis nagu täiuslikkuse tunne ja tema on nagu selline mentor, et ma nagu olen temalt väga palju õppinud, et sellised mentorid on mul elus. Aga kui vaadata nagu välja, siis väga palju on meid Brian Tracy aidanud konverentsiga, et tema on reaalne mentor, kellega me oleme teinud Skype kõnesid ja rääkinud ja väga suur mentor on Anton Crail olnud meil World Wealth Creation konverentsi projektiga, et nad tekivad. Et kui sa oled valmis, siis õpetaja tuleb iseenesest tekib, et alati tekib see, et ma arvan, et mul praegu näiteks Elon Muski või Bill Gatesi või Warren Buffettiga ei olegi mõtet kokku saada, sest et ma ei ole valmis veel aru saama sellest, millest nemad saavad aru, et mul on veel teised poisid, kellelt õppida. Jah, kindlasti. Väga hea, väga huvitav teada. Et räägi, kui sul oleks võimalik panna üks reklaamplakat Vabaduse väljakul või Raekoja platsi või kuhugi ja seal peal ei ole reklaam, vaid on üks mingi sloogan, mida sa tahad, et inimesed näeksid. Mis oleks see sloogan või see ütlus? Jah, see on väga hea küsimus. Et lihtsalt, et inimesed näeksid ja paneks mõtlema neid ja ma arvan, et see oleks armasta rohkem. Väga hea. Jah, midagi sellist. Et see kuidagi mul resoneerub. Et ma näen, et inimesed
vihkavad ja päris palju nagu otsivad halba, siis slogan oleks, et armasta rohkem, et sul on üks elu, seega vali neid tundeid ja mõtteid ja energiat, milles sa elad. Seega mina nagu pigem valin armastuse energia ja valin armastamise. Ja teistest inimesed, armastusega seal on erinevaid väljendeid ju. Sa saad hoolida, sa saad toetada, sa saad luua väärtust ja kõik tegelikult sünnib armastusest, ka lapsed sünnivad armastusest. Ja lihtsalt armasta rohkem. Super, väga hea. Kui sa tahad, et kuulajad võtaksid, või kui kuulajad võtavad ainult ühe asja siit saatest ära võtta, või mis on see tegevus või mõte, mis sa tahad, et nad kindlasti kaasa võtaksid ja tegema hakkaksid? No ma ei tea kuulajatest väga palju, et kes on kuulajad, aga ma võin öelda näiteks, kui on 3 sorti kuulajad. Et esimene kuulaja on siis see, kes ei ole mitte midagi otseselt elus teinud või nagu ei saa öelda, et kõik inimesed on elus midagi teinud, aga ma mõtlen näiteks selline inimene, kes hakkame tegutsema, kes ei ole hakanud tegutsema, et tunneb, pigem isiklikult tunneb, et ta on sellises natukene nagu kinni kuskil, nagu kõik on rutiin ja ma ei tea, mida ma elult tahan ja kuidagi miski ei toimi ja kõik on nagu pahasti. Kui see on esimene inimene, siis ma soovitan sellel inimesel kirjutada lahti enda unistused. Et see on üks soovitus. Kui sa oled selles kinni ja sa ei tea, mida elult tahta, siis ise loo sellist elu, mida sa tahad elada. Et kui sul keegi teine ei paku, et see on vastutuse võtmine puht. Kui sa oled selline inimene, kes on juba nagu teekonnal ja juba nagu lugenud päris palju ja podcast'e kuulanud ja arenenud ja siis sellele, kes on juba nagu jõudnud, kui võib-olla mingi ettevõtted loonud, esimesed investeeringud teinud, siis sellele inimesele ütlen, et ära anna alla, et liigu kogu aeg edasi, ära mitte kunagi anna alla. Ja nüüd, kui sa oled see inimene, kes on päris palju elus saavutanud ja nagu tunned, et nii palju on tehtud ja tegutsetud ja nagu ei jõuagi enam tegutseda, et no, nii palju on kõik, et nagu ma ei teagi, mis nüüd edasi, siis sellele mõtleks, et be humble ja armasta rohkem. Et siis lihtsalt armasta rohkem. Et kui kõik on tehtud, siis see tekitab sellise õnnetunde. Väga hea. See on suurepärane kuulajate segmenteerimine, et igal ühele midagi vaata. Et see on super. No ma arvan, et võivadki olla erinevad inimesed erinevates kohtades ja nad tahavad saada erinevaid kogemusi oma elus siis. No absoluutselt. Ja viimasena ma küsin, et kuidas mina või me kuulajad sulle abiks saavad olla? Vau, väga hea küsimus. No võib-olla kõige suurem abi on see, et toetagem üksteist. Kuulajad, toetage teineteist, et toetage siis hakkame tegutsema projekti ja küsige julgelt abi, küsige minu käest abi, see on moodi nagu sina küsid minu käest abi, et mult küsiti. Minu jaoks kõige suurem abi oleks see, kui inimesed võtaksid rohkem vastutust oma elu eest. Et kui paluda nagu abi kuulajatelt, siis ma palun seda, et inimesed palun võtke rohkem vastutust selle eest, mida te kogete ja mis elu te elate. Ja kui te võtate vastutuse, siis me mingi hetk kohtume. See paratamatult lihtsalt, et mis ma mõtlen vastutuse võtmise all, see, et mitte keegi mitte kunagi ei aita mitte kedagi. Aitavad küll, aga sa ei saa loota selle peale, et mingi valitsus aitab sind või mingisugune ettevõte aitab sind või siis juhtkond annab sul rohkem palka või mis iganes, vaid kogu elu loomise vastutus on meie endi õlgadele, meil on õigus ise langetada otsuseid. Ja vastutuse võtmine tähendabki seda, et ma võtan vastutuse kogu oma elu loomise eest, kõige selle eest, mida ma selles elus kogen. Ja kui see juhtub, siis inimesed hakkavad looma väärtust teistele ja hakkavad aitama üksteist. Ja siis ma palungi, et inimesed aidake niimoodi, et võtke vastutust.
muidugi võite minna investeerimisklubisse ka, tulge külla meile. Super. Või siis konverentsile, see oleks veel parem. No, võimalusi on palju. Võimalusi on palju, et me oleme nii palju väärtust maanud, et lihtsalt kasutage. Super, väga hea, aitäh teile seda häälest. Aitäh sulle ka, et minu meelest väga võimas projekt. Hakkame tegutsema. Et hakkame siis tegutsema. No täpselt. Ja aitäh Indrek. Tänud. Ma loodan, et te kõik saite siit midagi põnevat ja võtsite omad õppetunnid ja mõtted ära, et unistused peavad suured olema, me kõik saame tegutseda ja mitte keegi seisab meie unistuse sees kõige rohkem kui me ise. Et ma ise tõesti usun ja muutused oma elus me saame teha iga päev ja need ei pea olema suured muutused. Et seda me räägime ka tuleviku saates, kui Krista Teearuga vestleme sellel teemal, aga mulle väga meeldib, et just et mugavustsoonist välja tulla iga päev. Et see, et mõelge inimesed väga, et kui te olete samas kohas olnud juba tükk aega või mis iganes või tunnete, et asjad hakkavad lihtsalt liiga korduma, siis muutke natukene. Ärge mingi autoga tööle, mingi trolli või bussiga. Ärge pange teistmoodi riidesse kui tavaliselt. Öelge komplimenti rohkem, naeratage rohkem, mis iganes need pisikesed asjad on. Tehke neid pidevalt ja teie elu hakkab natuke muutuma. Seal hakkab natuke asju tulla ja see ongi mugavustsoonist välja tulemine. Ja ma lihtsalt tahtsin seda rohkem rõhutada veel, et ma lihtsalt arvan, et see on hästi oluline. Ja suured tänud jälle meie külalisele ja palun kirjutage ja andke teada, mis te arvate ja andke kommentaaridega Facebookis mulle ka teada, et jätke tagasisides ja ma olen selle just väga tänulik. Tahate käed külgi lüüa meie tegemistes, andke ainult teada, et rakendust leiame igati pidi ja ma olen täiesti veendunud, et nii teie kui ka mina arenen sellest väga palju, kui te tulete siia ja tulete käed külge. Aga suured tänud teile ja järgmise korrani ja olge alati positiivsed, naeratage ja tehke head.